Nii, tere Eesti, tere maailm. Tõrva on valmis, viimane alagrupi mäng Austria vastu. Alustame taas 3 singliga. Maris, Kevin ja Aigar on lahingus esimestena. So, during the second round, again, is this in Facebook? Yes. Which? I can write it for you. dans les tête-à-tête, quand vous avez terminé une rencontre, n'attendez pas la fin des 3 tête-à-tête, mais démarrez tout de suite le tête-à-tête suivant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oh, thank you very much. Nii. Maris asetus läks pikaks. Platside keskosa on tõesti väga kõva. Et kuulid kipuvad pikaks minema. Nüüd jäi vastupidi asetus lühikeseks. Vaatame, mis vastane selle peale teeb. Marise vastane võtab 2 punkti. Kevin on ka hetkel 0-2 taga, aga mängu algus. Et olukord on okei praegult. Ja hetkel on siis kõik 3 singlit 2-0 taga, aga ei ole midagi. Mängu algus. Saame sisse elada ja küll siis tulema hakkab. Samal ajal kui meie enda viimast alagrupi mängu mängime ja meie alagrupis on selge, et edasi lähevad Hispaania ja Inglismaa, siis on mitmeid teisi alagruppe, kus viimaseks mänguks on põnevast kui palju. Näiteks Holland mängib Taani vastu selle peale, kes edasi saab. Et kindlasti õotab tulla väga põnev mäng. Hästi, Aigar. Hästi, Maris. Vastane tabas löögi, kuid snadi liikus ja ruumi tuli päris palju juurde. Kindlalt esimeseks ja Aigar jäi. Ja Aigar on hetkel sooritanud 2 lööki, mõlemad on jäänud, hetkeks näitan.
muidugi üpris kaugele snadist oma 1,5 meetrit taga, aga siiski on tabanud. Kevin hoopis 1 punkti juurde vahepeal ja on 1-2 taga. Nüüd Marise vastane eksis löögil, Marisel on 1 kuul veel käes ja võimalus võtta siit voorust 2 punkti. Kevinilt väga hea asetus, 20 cm snadi ette ning sunnib ilmselt vastast lööma. Ja kahju. Aigaril löök täpselt kõrvale. Suund oli ära, aga kaugus oli perfektne. Aga vastane võtab 1 juurde ja läheb ette 3-0. Bueno. Ei, okei oli. Suund läks ära lihtsalt. Marisel on nüüd väga pikk mäng, pakuksin ligi 10 meetrit. Ja asetus jääbki lühikeseks, umbes 1,50 meetrit. Kevin asetas esimeseks, aga vastasel on veel 1 kuul käes. Vaatame, mis vastane teeb. Ja Kevini vastane tabas, mis teeb seisuks 3-1 vastase kasuks. Maris lõi riivaka, kui truumi tuli ja nüüd võiks sinna esimeseks panna. Ja Aigar pani esimeseks, nagu näha, alt paremalt nurgast ja samamoodi ka Maris. Mõlemad asetasid praegu väga hästi, aga vastastel on veel, Marise vastasel oli siis 2 kuuli. Aigari vastasel samuti 2 kuuli, aga Aigaril on ka endal 1 kuul veel käes. Ka Kevin asetas esimeseks. Marise vastane asetas lukku ja esimeseks. Aigari vastasel jäi kuul lühikeseks. Ja Kevinil on võimalus nüüd siit voorust võtta 3 punkti, kui asetab kõik kuulid sisse. Marise vastane võtab 1 punkti, seisuks 2-3 tõrva poolt vaadatuna siis. Aigar ilmselt läheb lööma. Vaatame, kas tabab.
ja täiesti kuul libises käest ära. Ei olnudki väga varianti siin, et see kuul võiks tabada. Tõsta välja ilusti, mulle midagi libis käest ära äkki. Kevin võttis vahepeal 3 punkti juurde ja läks 4-3 ette. Tundub, et Kevin on leidnud enda viske, on stabiilselt snadi ümber asetanud. Naiste mäng on hetkel väga lühike. Ei ole kindel, kas üldse ongi 6 meetrit. Marise löök läks napilt üle. See võin mõõta. Come on. Mariselt 2 löögi eksimust ja asetus tuli tegelikult päris okei, aga vastasel meil 2 kuuli käes. Come on, Aigar! Aigaril oli siin lühike mõõnaperiood, aga äkki nüüd tuli emakuul peal, asetus läks siiski pikaks. Aga loodame parimat. Kevinil on jällegi laud kaetud. 1 kuul peal, ruumi 60 sentimeetrit. Ja võimalus jälle 3 punkti noppida. Hästi, Aigar! Hästi! Olgu läheb! Marise vastane võttis nüüd ilmselt 2 punkti, aga vaatavad. Seal nüüd läheb mõõtmiseks. Ja Aigar sai silma pähe. 1 punkt on tõsiasi, vastane eksis 2 löögil ja siit on hea minema hakata. Kevin nopp samale 2 punkti juurde ja juhib 6-3. Marise vastane sai 2 punkti ja on 5-2 ees. Fookus, Aigar! Hästi, Kevin. Ja Aigarilt väga hea asetus. Oma 15 sentimeetrit snadi kõrval. Sunnib vastast ilmselt jälle lööma. Vastane jälle eksis löögil. Kevinilt väga asetus, 30 sentimeetrit snadi ees, vastane lõi jättu esimesega, kuid see jätt on küllalt kaugel, umbes 1,5 meetrit diagonaalis snadi taga.
Aigari vastaselt hea asetus, aga jäi lühikeseks. Samuti ka Marise vastane pani küllaltki hea asetuse. Vastane mängib tõesti väga lühikest maad. Napilt 6 meetrit. Vaatame, mis Maris teeb. Maris sai küll pihta, aga kuul liikus väga vähe. Kevin 3 väga head asetust, kuid vastasel on teine ja 3. ning 1 kuul veel käes, ehk siis vaatame, mis vastane teeb. Ja vastane oli puhta Garro sinna, selle peale ei ole midagi teha, kui vastane tõesti. Hästi, Aigar, kui vastane tõesti jääb 3 kuuliga, siis sinna on väga raske midagi teha. Et Kevin mängis väga hästi selle vooru, aga siiski väga keeruline midagi teha. Siis Kevin on hetkel ees 6-5. Parandan. Jah, seis on 6-5, aga vastane võttis siiski 2 punkti, mitte 3, et üks vastase kuul ilmselt ei jäänud nii ligidale. Aigar võtab siit voorust 2 punkti juurde, seisuks 3-4, ehk siis vahe on minimaalne. Maris samal ajal sai vastaskuuli lukku pandud ja nüüd on vastasel käed tühjad. Marisel 1 peal ja 1 kuul käes. Siis loodame, et tuleb ka teine punkt. Ja Maris liigutas kahjuks Nadi. Asetus läks väga pikaks ja vastasele kingitus. Ehk siis seisuks 6-2. Ai, tuleb, ei ole hullu midagi. Aigarilt täiesti arvestatav asetus. 40 sentimeetrit umbes siis Nadist. Kevini mängus mõlemal mehel 1 kuul käes. Kevin asetab, sest vastasel on 1 peal. Ja Kevini asetus jääb jällegi lühikeseks. Ehk siis vastasel on võimalus juhtima minna. Fookus, Kevin. Kevin vastane võttis 2 punkti ja läks 7-6 ette. Aga Aigaril tundub olukord olema hetkel kontrolli all. Aigaril on 1 kuul peal ja vastane on 2 asetust teinud. Asetused on väga laiali, üks on meeter paremal pool, teine meeter vasakul pool Snadi. Naiste mängus on jällegi distants väga lühike, vastane lasi esimese kuuli pikaks, Maris lasi ka pikaks, aga siiski esimeseks. Nüüd Marise vastane asetas 50 sentimeetrit Snadist, aga asetusruumi veel on. Samal Aigarile on laud söömiseks kaetud, 1 kuul on peal, vastasel Snadi ligidal kuul ei ole, ehk siis peaks olema kindel saak. Siit voorust 3 punkti. Aigarilt kindel asetus. 2 on peal. Bravo, Kevin, bravo! Hästi, Maris. Kevin lõi vahepeal vastase asetuse peale Garro. Aga Maris lõi pihta. Lipsakaga lõi
vastase kuuli ära. Marisel on hetkel peaks olema esimene. Aigar läks 6-4 ette, sealt voorus võttis kindlalt 3 punkti, siit on hea edasi minna. Kevini vastane lõi kuuli küll ära, aga Kevinile siiski peale ja nüüd Kevinil on 2 kuuli käes veel ja vastasel ei ole ühtegi, aga vastasel on peal, nii et Kevin läheb lööma. Kevin lõi täpselt kõrvalt mööda, aga ei hullu, saab teise kuuliga parandada seda. Ja Kevinilt väga hea löök, enda oma jäi, 2 punkti siit taskus ja 8-7 ette. Samal ajal Aigar tegi meeletu asetuse, väga hea taktikaline kuul, vastane ilmselt lööma ei lähe, sunnib asetama jälle. Maris sai eelmist voorust 1 punkti juurde ja on hetkel 3-6 taga. Aga nüüd distants pikem ja võimalusi kindlasti palju rohkem kui lühikese distantsi peal. Aigar vastane asetas vahepeal esimeseks. Aigar läheb lööma. Ja Aigar lõi kahjuks enda kuuli ära. Aga ei hullu, nüüd on lihtsalt ühte head asetust vaja. Ja olukord vajab päästmist. Mariselt seevastu väga hea asetus. 10 cm snadi ees. Sunnib vastast ilmselt ründama. Aigar pani väga hea kuuli, kuid vastasel on veel 2 kuuli käes ja 1 peal. Kevini vastane tõmbas vahepeal Kevini heale asetusele augu, lõi üle. Marise vastane löök oli väga lühike, meeter ette, aga teise võrkega siis võttis snadi. Aga Marise kuul on endiselt peal, nii et olukord on okei. Aigar, pane inertsi rohkem kehast juurde, jalgadest. Tõstad välja just. Ta on okei, Kevin. Ei. Ikka lööb. Kevin lõi napilt mööda, aga oli palju õnne, et võttis snadi kaasa ja nüüd on snadi täiesti vabas vees ja Kevin enda kuul on esimene. Nii et nüüd on vaja lihtsalt juurde panna ja Kevin on 10-7 ees. Kevin 10-7 ees. Et initsiatiiv on praegult olemas. Samal Aigari vastane eksis löögil. Ei asetas eelnevalt 3., siis lõi mööda, nii et sai 1 punkti ja Aigar endiselt 6-5 peal. Maris vahepeal lõi mööda ja nüüd tegi täitsa hea asetuse, aga vastasel on veel 1 kuul käes. Ja parandan, Kevin sai siiski 1 punkti, et taga oli vastase kuul hoopis. Kevin on siis 9-7 ees praegult. Marise vastane võttis 1 punkti ja juhib 7-3.
Kevinilt vahepeal väga hea asetus. Paremalt poolt ääres võite näha korraks. Kuul on snadis täiesti, vastane juba eksis löögil. Nii et olukord on väga hea hetkel. Aigari vastane pani ka hea asetuse, 30 cm snadist vasakul. Aga Aigari asetus jäi natuke lühikeseks. Natuke lühikeseks, aga ei ole hullu midagi. Olukord on täitsa okei veel. Ja Kevini vastase teine asetus läks pikaks, ehk siis Kevinil on esimene ja vastasel on kõrval kuul oma 30 cm. Hästi moments. Aigar asetus vahepeal esimeseks. Ja Kevinil on hetkel võimalus võtta punkte jälle. Üks on peal. Kevin asetab. Asetus jäi lühikeseks, tundub, et jäi kolmandaks. Nüüd on Kevinil võimalus löögiga tuua üks punkt endale juurde. Marisele jäeti samuti asetusruumi. Vastane pani ees kuuli, 60 cm. Come on, Maris. Ja Kevinilt väga ilus löök. Retroga keris küll tagasi. Hästi, Maris. Kerisis tagasi natuke liiga palju, et 2 punkti on kindlasti, aga ei ole kindel, kas on ka 3. Mariselt väga hea asetus vahepeal. Umbes 30 cm snadi taga. Ja vaatame, mis Marise vastane selle peale teeb. Aigar asetus vahepeal esimeseks ja vastane eksis löögil. Nii et vaatame, vastane lööb ka viimasega ilmselt. Hoopis asetas ja asetas hästi, mängis Aigari kuuli välja, nii et endal on 2 peal. Aga Aigar peab ilmselt samaga vastama, et ei ole, löögil ei ole mingit mõtet. Ja Kevin sai 2 punkti, Kevin on ees 11-7. Iseenesest väga okei seis. Nüüd oleks vaja lihtsalt hästi lõpuni mängida ja ära vormistada asi. Ja Aigarilt väga hea asetus, aga keeras enne snadi parasjagu ära ja vastane sai 2 punkti ning läheb ette 7-6. Marise vastane läks 2 asetusega ja Maris on nüüd punkt peal ja 2 kuuli veel käes. Ehk siit voorust võiks samuti punkte võtta. Ja Maris võttis siit voorust 3 punkti. Maris võttis siit voorust 3 punkti ja vähendas vahe minimaalseks 6-7. Sama seis, mis on Aigaril. Kevin jällegi väga hea asetus, sunnib vastast lööma ja vastane eksis löögil. Kaugus jällegi löögil väga hea, aga lõi vasakule mööda. Nii et Kevinil on seis hetkel väga hea. Ja Kevini vastase asetus läks nüüd pikaks. Aigari vastane jättis Aigaril asetusruumi, küll mitte palju, aga siiski on ruumi asetada. Maris pani peaaegu identse asetuse, ehk siis vastasel ruumi on asetada, aga olukord ei ole lihtne. Nüüd Kevinil 1 kuul peal, vastane pani hea kuuli, tundub, et esimene ei ole. Aga ilmselt Kevin siiski lööma läheb.
asetusruumi väga palju ei ole. Ja Kevin löök jäi küll lühikeseks, aga siiski suund oli õige ja viis kuuli ära. Maris vastane aga asetas sisse. Kevin nüüd üks peal ja asetab hästi ja mäng sai läbi. Kevin võitis 13-7. Nii et nüüd lähen mina mängima ja keegi ilmselt võtab üle. Moins bien tiré sur la deuxième partie. Non, le jeu, ouais. Tous les cas, il est bien mieux pointé. Il a joué beaucoup de boules. Voilà. Et partout, il y a la place. Et partout, encore, ça va être du cercle. Allez, Rémi. Allez, Norman, allez. Nii, kallid 17 vaatajat. Jätkame siis Marise ja Austerlanna mänguga siit 6-7. Maris on kaotusseisus. Kõrvalväljakul Kevin mängis väga hea mängu, võitis 13-7. Ja keskmine mäng on siin Moens TV mängib Austria kolleegiga ja on 6-7 taga hetkel. Nii et 2-0 Tarva juhib ja Robin läks mängima ja mängud käivad. Tegelikult ega see mäng palju ei otsustab seda, kumb tuleb alagrupis 3. ja kumb 4. ehk tegelikult otsustab seda, et kes saab natukene lihtsama vastase homme hommikuks rahvuste karikasse. Ülejäänud mängudest rääkides siin on kahes grupis läks põnevaks. Rootsi mängib Sloveeniaga, kes saab alagrupis teisena edasi. Kõik on tabelid kindlasti vaadanud ja teavad, mis alagrupp see oli. Ja teine alagrupp, kus oli Taani. Taanil on võimalus veel edasi saada, kui võidavad Hollandit. Sest sealt grupist Saksamaa, kes see aasta on võitnud nagu kõike ja kõiki, on kindlalt edasi saanud. Nii vahepeal siin Maris sai punkti või 2 juurde ja on seis 7-7. Moent sai ka punkti juurde 6-8. Jah, Kevin oli väga tubli. Midagi ei saa olla. Terje Kanguriga olen täitsa nõus. Kevin mängis väga hästi. Algus natuke lappas, aga teine pool mängust oli super. Siin on Moensi vastane, mõlemad viskavad kogu aeg snadi 10 meetri peale ja siis mõõdavad ja tõstavad ja siis ikka asetavad 10 meetri peale. Kas võiks jalaga lükata seda kohe 10 meetri peale selle snadi, et oleks õige koha peal. Marise kuul veidi lühike, aga sisepõse lukk tuli vastas naismängijalt. Peab ütlema, et see saal on väga mõnus, mis siin on. Aga nüüd, kui väljas hakkab pimedaks minema, siis ma ütleks, et siin on pime.
kui siin on katuseaknad, mis valgustavad päeval väga hästi, aga nüüd, kui sel pimedusel võib muidugi ka mingeid muid põhjusi olla, aga ma arvan, et ikkagi, et siin on natuke vähe valgust. Kusjuures, kui sinna, ma keeran korra kaamerat sinna peaväljaku poole, seal on palju valgem, nagu näete. Aga siin kus lihtradas mängib, siin on tunduvalt pimedam. Vahepeal on Maris saanud esimeseks, Moens on jätnud ühe lühikeseks ja Robin andis esimeses voorus, mitte ei andnud, aga vastane võttis 2 punkti. Bravo. 17 vaatajat reede õhtul meil Petangis ei ole just ei lähe just jälle nagu top 10-sse reisile 2 kanget ja muud saated lähevad ettepoole. Maris lööb, Ai põrkas üle. Suunda oli, aga kaart ei olnud. Hispaaniaga esimene mäng. Maris on pikalt küpnud. Vahetus. Räägib. Nii, ja siis eelmise mängu juurde tagasi tulles Hispaania vastu, siis kuna Hispaania on esimest korda siin turniiril kaasas, siis nagu me kõik teame, nimekirjas on 8 mängijat ja vahetust võib teha duplis ja triplis. Aga Hispaania naine arvas, et singlis ei tulnud väga hästi välja, siis läks pingile ja ütles, et vahetas teise mängija vastu. Aga Tõrva klubi oli täpne ja ei lubanud siukest jama läbi. Nii, Robin võtab nüüd punkte sealt. Maris andis 2 ära, pole hullu, 7-9. Lühike mäng. Üks hea asetus oleks hea, Moens ütleks, jah. Aga seda iga kuul mängib singlis. Natuke julgemalt pead viskama, siis tuleb. Märja peal võtab kinni. Eluaeg Eestis vihmaga tati sees oleme mänginud, peaks oskama ju. Kaamar. Nii, Marisel on nüüd tõehetked saabunud 7-9 seis. Vastasel on peaaegu ai, tuli hea vise ja jäi ruumi 30 senti. 7-9 seis ja sealt tuli ka, Moens pani ka siit isegi kaamera paremalt servast kõik näevad. Nüüd hakkas tulema. Ja Robini ja Austria mehe on 2-2 seis ja mõõdetakse. Nii. Siit Moensi vastu põrkas, aga Austria naine on hulluks läinud. Lihtsalt hullunud ja pani lähedale, aga ja nüüd ütleb lihtsalt, et tal on esimene. Näitab näpuga, et tal on peal. Maris ütleb, et ei ole. Ikkagi otsustati, et on vastasel peal. Ja ilmselt
ilmselt minnakse lööma. Maris peaks lööma ja Moentsi vastane sai ka viimase kuuliga snadisse kinni, et väga paha. Ei pea ülihead viset tegema. On. Väga hea. Ja Maris ja nagu siin targad ütlevad, et singlis on tähtis, et jääb paremaks see kuul, mida sa lööd ja nii on. 2 peal ja kummalgi 1 kuul käes. 3 võimalus. Ja Moens paneb riivaka, ei pane. Moens ei taha uskuda seda, et natukene riivakas aitab. Moens tahab kõike kogu aeg saada. No nüüd on olla või mitte olla, nagu ütles Shakespeare. Kas tuli või ei tulnud? Kõigepealt võiks selle välja selgitada. Kui tuli, siis on lihtne, siis peaks lööma. Kui ei tulnud, siis on nagu siuke 2 otsaga asi. Ütleme nii, et vanad mängijad võib-olla oleks teiselt poolt mööda löönud, et oleks natuke snadi riivanda, võib-olla oleks andnud. Aga noor mängijatele saab andeks anda, et ega siis närvi alati ei kesta ja natuke lipsab sinna ja tänna. Ale Maris, tuleb. Ai Moens hakkab mängima neid. Nii, vahepeal on ka Robini mängus seis muutunud. Kahjuks Robin on jäänud 2-4 taha. Ja Moens pani lähedale. Nii, siin naiste mängus on siis seis 70. Austerlanna hakkab viskama natukene viltu, visati see snadi sinna serva. Ja väga hea viske sai asetuse. Moensi mängus. Moens sai lähedale. 6-11 seisul. Ja ei hullu, võib-olla on okei. Võib-olla nüüd saad ise panna, et see kaugu. Maris lõi ära vastase kuuli, ise jäi, aga kahjuks on see üle serva see kuul. Nii et Maris peab uuesti viskama, aga see võib osutuda väga heaks, et ta ei pea siis jälle 3-ga lööma, nagu eelmises voorus juhtus, mis meie laiuskaadide juures võib-olla on parem, et saab asetada ka vahepeal. Nii, ja Moens peaks nüüd 2 sisse panema, oleks väga super. Kahjuks see jäi lühikeseks. Ma pean siia nurga poole minema, sest naised kahjuks on oma asjadega ees, nii et ei näe seda hästi. Et me vaatame seda vooru siit poolt natukene. Austerlannal on nüüd muidugi võimalus 2 hea löögiga lõpetada, sest tal on seal taga nurgas, nagu te näete, on kuul mängus. Ja nüüd, kui ta 2 korda lööb pihta ja jääb väljakule, aga ta ei läinud üldse lööma, vaid mängib mingi naljaka taktikaga, aga võib-olla pikas jooksus on see parem taktika, aga antud hetkel oleks võinud ikkagi nagu proovida ikkagi
vist lõpu peale mängida. Sest nüüd, kas ta nüüd läheb seda, ega ta ometi nüüd lööma ei lähe. Kasutab veel ühe korra. Aga sai ja Maris peab lööma, eelmine kui pidi lööma. Vastane on väga hästi asetanud. Eelmine kord pidi Maris 3-ga lööma, nüüd peab 2-ga lööma ja see üks vastase kuul on ka 30 senti, mida ta kogemata ei pea lööma. Nii et müts maha Austerlanna ees, kes on väga hea asetust mängu näidanud. Ja Maris kahjuks eksib teist korda järjest viimase kuuliga. Vastasele 1 punkt, kui nüüd eelmine voor riivakas, võtame vastaselt 1 maha, oleks 9-10, see voor riivakas, võtame vastaselt maha, oleks juba 10-9 meile. Aga nüüd on kahjuks mõlemad seisud, Muent sai 1 punkti, on esimene mäng Maris Austerlanna on 7-11 ja Muent Austerlanne on ka 7-11. Nii et väga head seisud ei ole meil praegu, Muent sai lähedale. Nii, üle pika aja vastase naisasetaja jättis ruumi 60-70 senti. Intsumeestel on küll pahasti ees, aga Marist ei peaks seda segama. Isegi kui otses nadi suunas mängida ja keerab 20-30 senti ringist vaadatuna siis vasakule, siis ei ole hullud, peaks olema hea kuul. Ja kui jääb veel ettepoole, siis võtab selle lukku panemise võimaluse ka ära ja peaks olema mängu kuul. Täpselt sinna ta keeras, natuke pikaks läks. Aga snadi suunast ta tuli ja 20-30 senti vasakule ta keeras ja läks pikaks, aga siit vaadatuna tundub nagu meeter Marisel parem, aga naised arvavad midagi. Kõrvalväljakul Muent sai lähedale, vastane pani augu ja sai väga hea asetuse. Nüüd ma ei tunne, et tuli see kommenteerima. Nii, peale mõõtmist tulemusi selgus, et Marisel on peal. See tähendab, et 1-1 või 2-2 on kuulid käes, 1-1 on visatud kuulid. Ja nüüd vastane pani pikaks. Nüüd on võimalus mängu tagasi tulla meil siin. Ja ka Muentsil on. Muentsil küll ei tulnud see ära. No nii, Marisel on võimalus asetusega 3 punkti saada. Kui mängib snodi suunas ja keerab natukene vasakule, siis on väga hästi. Aga Muent jättis kahjuks lühikeseks ja sai 1 punkti. Tänase päeva rekord 19 vaatajat on, kui välja arvata see Hispaania armada, kes meid vahepeal ründas siin.
Teate, mis Napoleon ütles, kui Hispaania armada ründas neid? Vaatas pikksilmast, et Hispaania armada ründab neid ja Napoleon ütles selle peale, et 1 petangimänguks on meil ikka aega. Nii, ja Mari sai 2 punkti siit voorust. Kahju, et 3. oleks väga tähtis olnud, oleks saanud 10 peale, aga kahjuks nüüd jäi 9 peale, 9-11. Nüüd peab veel 2 vooru võitma. Abid! Kakendavad see kuskil. Nii, ja Maris pani kükist otsest nadisse kinni. Vastase löö ei ole olnud küll mingi imelises vormis, aga on ennegi luuavarrest pauku tulnud. Siin Eestis, meil Eestis ja ka Euroopas. Moen sai ka hea asetus, aga kahjuks vastane. Kas me seda zoomime ka natuke siit või? Mis me seda tehnika imesid ikka siin vaatame. Vaatame, kuidas nüüd mängud edenevad siin. Nii, Auster ranna lööb ja ütleks nii, nagu on Eestis ennegi öeldud, et täitsa mööda. Horvaatia mees läks lihtsalt mööda siit kaamerast nagu. Nii, Marisel ei ole just kõige parem seis, aga no väga hea, 2 järgmist ju. See on kõige parem variant ju. Siis tuleb lukku panna, midagi ei ole teha, et ikkagi hea kuul mängida sinna, et Maris mängib sinna hea kuuli ja siis on kõik hästi. Vastane peab ikkagi 2 punkti saama. Ja on väga hea kuul. Nüüd on vastasel küll viimane kuul ja võimalus lõpetada see mäng kas hea löögiga või veel parema asetusega. Löök peaks jääma siis see Marise kuul, mis ta oma tammas, see on nüüd siuke 80-90 sendi peal, et kui tabab, siis peab jääma sellest paremaks. Äkki jääb kätte kinni, tõmbab oma maha. Eestimaine optimism lõimus välja. Kahjuks nüüd hakkab vist 2 mängu hakkab korraga läbi saama. Moensi vastasel on ka võimalus lõpetada. Ja siin jäi lühikeseks. Nii. Tõrva on mängus.
ja mõlemad seisud siis on vastasel 12. Moentsi vastane ei saanud ka läbi ja Marise vastane ei saanud ka läbi. 8-12 ja 9-12. Ja kahjuks ka Robin on jäänud taha 5-7 seal tagaplaanil. Nii, mängu pikkuseks siuke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siuke 7,5 meetrit siis ütleme. Kõigil on nuga kõril. Kes tuleb sellest olukorrast välja, kes ei tule. Aga äkki tuli vastastel 12 kips. Seda me kunagi ei tea. Kahjuks Robin taustal lõi viimase kuuliga mööda ja vastane sai 1 punkti, 8-5. Nii, Marisel tekkis hea võimalus nüüd siia mängu siseneda uuesti. Vastase eeskuul on meeter lühike. Aga Moens selle australlanna taga jättis oma viske lühikeseks ja seal kellele lüüakse hingekella, Hemingway sõnadega öeldes. Nii, Maris sisenes sellesse vooru hea asetusega, aga Moensil on väga keeruline. Ja äkki tuli või läks pikaks napilt. Australane vaatab siukse näoga, et on iga selgelt pikk. Nii, naiste mängus siis endiselt jätkub australlanna, ei löö mitte midagi, isegi mitte juhuslikult mitte. Ega kogemata ka. Aga sellest asetab väga hästi. Nüüd on selles voorus jätnud 2 tükki väga lühikeseks. Ja igal juhul on Marisel hea võimalus siin punkte võtta. Kui saaks 1, oleks lõpusirgel. Saaks 2, oleks lõpuruudustikus. Tänapäeval vist ei ole kergejõustikus enam lõpuruudustikku, aga nii, Moensil on nüüd tähtis, et kõik jäid seisma. Kas mäng lõpeb või ei lõpe? Oi, Snadi läks edasi, oleks taha tulnud, aga põrkas osta oma kuuli ja põrkas tema kuuli juurde. Aga ütleme, et õiglus võitis. Ta lõi tegelikult vale kuuli pihta. Snadi liikus ja see oleks nagu olnud... See oleks natuke võib-olla vale olnud, kui oleks sealt saanud punkti peale. 8-13 on see mäng. Nii, taustal Robin jäi ja nüüd on tal meeter ruumi ja on viik 8-8. Marisel on ruumi. Viimane kuul oli küll väga hea kuul, et on siuke 30-40 senti ruumi. See on täpselt pikk või kui ei ole pikk, siis on võimalus Snadi liigutada natukene ja samasugune vise ja Snadi liigub tibakene ja on tehtud. On 3 punkti, aga igal juhul on 1 peal ja on lõpu ruudustikus. No 2 kindlalt. Kui mitte 3. Kas? Nii. Eestlane põhimõtteliselt ei mõõda, ütles, et 2 on nõus, et teda ei huvita. 2 on hea küll. 11-12. Robin on saanud seal hea asetuse tagamängus.
vastane tegi augu, seis on 8-8 ja keskmises mängus hakkavad mängima Harri ja mulle tundub, et australlane, kes pole kunagi Austriat näinud, oma kaaslastega rääkis prantsuse keeles. Kui Püha Peetruse vile Robini vastane tõmbas augu ja teise kuuliga meeter mööda ja snadi välja. Nii, kui te nüüd nägite siin seda riietumisaktsiooni, siis Harril oli dressikas seljas ja kohtunik käis ütlemas, et kuna kõik Tõrva ülejäänud mängisid selles valges mustas särgis, siis Harri ei tohtinud mängida Tõrva mustas dressikas. Aga vahepeal on ka Maris saanud jälle järjekordse hea asetuse. Kas me filmime nüüd siis seda, filmiks nüüd zoomiks sinna seisu juurde, et sest see on nagu tähtsad momendid on siin. Marise kuul on 20 senti snadist. Ohoh, vastane läks lööma. Esimest korda, kui ma olen selle tunni aja jooksul näinud seda, et ta sellist asja teeb. Ja noh, nüüd ka selgus, et miks sa seda teinud ei ole, sellepärast, et tulemus rääkis enda eest. Aga Marise käest on nüüd vorsti jämeots on, rõhutan, et vorsti jämeots on Marise käes ja 2 õnnestumist ja võiks teine võit ära tulla siit. No nii. Nüüd meeter 1,5 lühike. Kui Eestis mängitaks, siis Eesti mängija, kui jäi 1,5 meetrit lühikeseks, siis viskaks järgmise kuuli 1,5 meetriks pikaks. Aga noh, võib-olla see Kesk-Euroopas ei kehti samad reeglid jutumärkides. No pikaks läks, aga mitte päris 1,5 meetrit. Nii, Marisel on vaja 1 sisse panna ja teine võit on käes, et seis muutuks vähe rõõmsamaks. Tagamängus on vahepeal saanud Robin 1 punkti ka juurde, et 9-8 on. Kõrval siin Kaur närveldab, hakkab kohe mängima ja Maris pani natuke pikaks. Ma pean nüüd natuke Maris tervutama. Come on, Maris! Rullime lähedale sealt. Ja. Ei, viska sinna kõrvale maha ja sealt rahulikult rullib sisse. Las ta keerab natuke sinna vasakule. Ja nii, see on tehtud. 13-12 teine võit kõrvale ja seisub 4-2 hetkel. Nii, Robin on jätnud siin kätte kinni vahepeal ühe ja ma annan ju kommentaatori töö üle Moens TV omanikule ja asutajale omanikule ja kes tahab startupi investeerida, siis Moens TV on olemas. Yeah. Ma vaatan, võib-olla see töö mul tuleb paremini välja kui tulistamine. Noh, asetamisega võib peaaegu rahul jääda olema olukorrast, aga löögiga on küll väga. Parem õlg on ka kuidagi kinni, ma ei tea, mis häda sellega on, aga mis see ikka hädaldamine aitab. Vahet pole. Vaatan, mis mängud siin käivad. Täitsa mööda läks see vise. Saab veel nime maha tõmmata.
nii, Robinil vist on peal see tagumine kuul, mulle tundub. Miks ta muidu läheb lööma teda? Ei, see on täitsa mööda. See oli nüüd küll täitsa mööda. See on umbes nagu minu masti löök juba oli. Väga hea. Punkt Robinile juurde. See on väga okei, väga okei. Väga okei. Samal ajal tervitame kõiki, kes on leidnud tee jällegi arvutite või telefonide juurde. Ei kaota ju ometi mingile 1000 aastale Austrikas. Ei, et väga tore, et te ikkagi olete meiega. Harri pani. Ma ütlesin Harrile, et hakaku nüüd isa eest kätte maksma. See vend sündis enne kui Metuusala, ta ei saa talle kaotada. Või õigupoolest, kui sa hakkad kaotama, siis pead natuke venitama, sest ta ilmselt tuleb vanamust ära. Beethoveni filmist, vaata, kes räägib. On ikka ka? Nii. Ühe silmaga vaatan, kuidas mul Harril läheb seal ja pani lukud, värgid, särgid. Noh! See on nagu see ööbetangi pole mulle. Ei tund ikka. Piisavalt pime juba, väli kutsub täpsu. Teile peaks hakkama sobima, eks? Paneme tuled kustuda, kogematagi lüüd. Mikko raputas ise omale soola haava peale praegu. Õige. Veiko poolt õige tähelepanek. Tervale meeldib mängida nimelt hästi pimedas. Ta viitas sellele muidugi Väätsale. Väätsa võistlusele, kus Tõrva ülekaalukalt sai ööpimeduses jagu Kärdast. Harri läks siin 3-0 juhtima, tegi super asju tegi. Niisuguseid jäägusid oli, et paha hakkab. Vaatame, kuidas Robin nüüd. See viske maandumiskoht oli nagu Jaril juba. Nadi taga. Ma ei tea, kus te mu panite mul nüüd mõõdulingi eelmine kord. Oota, ärge nihele praegu Harile. Oota korra. Jaa. Ära kratsis. Ma ei tea, enne oli Kauri käes, ma ei tea, kus ta selle pani. Millises kott. Ma võin ütelda, ma võin pakkuda välja lambist praegu, et see mäng saab siin läbi praegu. Ai, kavalalt. Oota, ma soomin. Vastasel kuulid otsas, aga viimasega panin napilt esimeseks. Robin läheb ikkagi lööma. See mäng sai läbi. 13-8 Robin võitis ka. Harri, nagu mulle tundub, ta hakkab siin lustima. Noh, selles mängus on niimoodi, et meil kummalgi eile Austrial ega meil edasipääsu lootsused ammu kustnud. Aga noh, võidu peale, mõisa peale, ütleme nii.
edasipääsu peale ei mängi, aga mõisa peale võiks ju mängida. Oi, see läheb küll pikaks. No ei läinud väga pikaks, aga noh, kõver läks. Kaur on 0-1 praegu taga, aga mäng on täitsa alguses veel. Ja see asetus läks sellel vennikesel pikaks natuke. Nüüd on vastasel 2 tükki peal. Aga Harril on 2 kuul ja vastasel 1 kuul. Läheb seda ära lööma. Et siis vaatame, mis siis saab. Ai! Snapid mööda. 2 on peal, jah? 1 on peal või? Kindel? No sama... Ei olnud väga halvad visked. Natukene vasakul. Ei, kõik on õige, jah, aga lihtsalt natuke vasakul. No ega nii oli arvata, noh. Nii, mis siin juhtus? Kas ma snadi näen? Snadi on see kollane, okei. Nii. Lühike mäng ja pani umbes 32 sentimeetrit enne snadi. Miks nüüd lööma ei läinud? Lint. Puhi käes on lint. Lint! Tõmbad maha või? Kuus meetrit.
võib-olla pidanud kohe äkki pidanud. Eeskuul. Sulle meeldib? Okei. Jah. Harrile väga ei meeldi 6 meetri pealt lüüa, ta on rohkem pikaotsamees. Aga praegu on noolkuud, 2 tükki on peal, vastasel 2 kuul ja Harril on 1 kuul. Ma pakun, et kui ta nüüd esimeseks paneb, siis Harri peaks minema ikka lööma. Peab minema lööma, jah. Loodame, et tuleb jälle hea löök. Jaa, momendil 3 peal. Ruumi muidugi on vastasel, aga kunagi ei tea, see väljak on ka selline kohati väga märg ja huvitav, millal seda kastit ei pannudki tähele, et miks ta nii märg on see väljak. Et snadi märkimine on ilgelt rõved, et selline märib näpu ära. Kas jäi või ei jäänud? Kas jäi või läks pikaks? Siit tundub, et läks pikaks, aga... Ei, see ei taha anda niisama. See ei taha niisama anda küll ka. Ja võtab see niisama. Hästi puu! Ouais, c'est bon là. Faire la saucisse. Il en faut un qui paye. C'est lui. Allez. Nii, Harri mõõtis endale siit punkti ära nii kui naksti. Seis on 6-3. Oi, kurja küll. Nüüd Kauril ebaõnnestus küll see vise, et nüüd on ta koguni vastane, see lihtsalt 2. Lühike lammas, jah. Ikkagi, ühe sai õnneks. Õnneks sai küll ühe, aga siin oleks ka... No jah, head vähemalt niigi palju, et 2 ta ei saanud, et kohale jõudis. Ja Harri läks kõrget tõstma ja... Ma tahaks öelda, et ma ei ütle midagi. Nii, Marisel oli midagi ütlemist, aga mõtles ümber. Maris oli väga tubli, tal see vastane oli väga selline, mulle tundus selline mingi ilge pedant. Ma kujutan ette nagu harrastusantropoloogina võin ütelda selline ilge kontrollifiik ja friik ja selline väga tõsiselt võtab asja. Aga Maris sai tast jagu, ei lasknud ennast välja viia. Harri pani väga hea kuuli sinna, mingi 10 senti või 11,5 senti, midagi 10 senti küll, 10,5 snadi kõrvale. Kohe tegi viga parandus, esimene vise jäi tal kätte kinni. No, see tegi väike musi ainult Harri kuulile, aga ära ei läinud. Ma ütleksin koha peal vaheldus, nii kui nad siin mängivad ja viskavad, et peab ikka harjutama. Peab ikka harjutama seda mängu ja peab trennis käima. Ja kuna talve ja aeg, siis need vähesed kohad, mis siin Eestis on, suured tänud Tõnu Sõrmus Valgast, kes lubas meid oma halli enne äratulekut veel laupäeval saime seal ühe kontrolltreeningu teha.
ja muidugi, oi-oi. Ja muidugi, kus siin veel Eestis on? Virus, kes seda teeb, kas seal on Juss või kes seal on Virus? Nimesid ei nimeta. Aga väga head tööd teevad. Seda on kohe tulemustest näha, kuidas Viru klubi on selle paari aastaga tõusnud nii nõudlejaks, kogu aeg poodiumi nõudlejaks, ja see on ainult selle nimel, et selle tulemusele, et tehakse turniire, käivaks trennid ja värgid ja tuleb see lihtsalt hakkab ükskord külge, see petank, see oskus. Et tuleb ikka käia sees. Ja kuna nüüd meil Tallinnas siin väga hea aastusarja, Tallinnas nüüd Harku seinad on langenud, aga kohe-kohe tuleb jällegi väga hea asi tuleb meil sinna Viimsisse. Marks organiseerib seal nagu ulmees taskus ja teised abilised, kes tal on, suur respekt selle poolt. Et muidu lihtsalt meil sureb see asi siin välja Eestis. Kui ma suviti saame siin õues harjutada, tollest ei tule midagi. Peab ikka käima. Peab käima lihtsalt siin. Nii palju kui võimalusi on üle Eesti. Vähe on. Ma siin ütlesin Virus, nüüd tuleb Viimsisse suurte väljakutega ja seal tuleb kohe tuleb ka turniir 22-23 november. Ma ei tea, kas sinna enam registreerida saab või on juba kohad täis. Aga kindlasti tuleb silmad lahti hoida, kui tuleb mingid võistlused või mingid asjad. Et info käib ringi, et siis tuleb minna kohale ja ka nädala sees käia igal pool kogu aeg, kui vähegi võimalik on harjutamas ja eesmärgiga osavamaks saada. Ja kui osavamaks saad, siis hakkad seda mängu ka rohkem nautima. Ilmselgelt. Ja kus veel Eestis on sisehall? Valga, Virus on, seal Virus on ma korra käinud või 2, seal on küll väga madala laega tuu asi, aga abiks ikka. Ja Tartus ka seal kooli keldris on mingil määral saab harjutada midagi. Et vähe on neid kohti. Aga tuleb käia. Nii. Tuleme nüüd mängu juurde tagasi. No. Ma arvan küll tuli. 2. Ülemäära jõudu ei raatsinud raisata. Täpselt nii palju kui vaja. Paar sentimeetrit vastase kuuli kõrvale ja punktiks ta tuli teine ka, et 2 punkti Harrile juurde. Seis on 9-3. Ja Kaur on jäänud küll hätta. 0-7. Come on, Vu! Tule siia. All right. Las ta olla seal, Harri. Las ta olla seal. Harri on nüüd missioonil, hakkab isa eest kätte maksma. Täitsa mööda, see löök ka. See vend ka vist väga ei usu oma löökistesse. Aga samas ei ole nii palju ta usub, et seda lööki ta sinna tegema läks, kuigi Snadi on vaba, et jah, vaatab nüüd proovib õnne asetusega ja see tuli tal palju paremini välja. Aga see on just väga maitsev Harrile. Ma tean Harrit see talle meeldib sellised ligidal kuulid, oma kuuliga. Ligida, ma vaata, kas ma soomida saan. Või ta jõuab ennem ära lüüa. See parempoolne on vastaste kuul. Nii. Tähelepanu, võtte. Nii kui ma ütlesin, selline on magus toit Harrile. Ja Puhk tegi ka väga hea asetuse sinna ka.
kõrvalväljakul. On ka aeg, sellepärast, et 0-7 on taha jäetud. Ja pani uue sinna see vend. Aga nüüd on Harril viimane kuul käes veel. Kas läks pikaks või? Tuli või? Tuli punktiks. Harri saab seda lööma minna ka. Opa. See on pukikuul ju? Ei, see tagumine võtab ära vist. Ja, no küll. Nii, Harri läheb lööma seda. Vaatame. Kaugus oli küll hea. Tundus juba, et sinna tuleb üks jäägu, aga no ei ole midagi. Puhv sai ka silma pähe. Siit on hea edasi minna nüüd. Aikom. Veel kord. Seos sellega, et ajamängu ei ole. No ja siis? No ja ajamängu ei ole, noh. Väljakud on väga laiad. Ja külje pealt autimine, kui sa lähed snadi lööma, siis ta ei ole audist. Kui sa snadi välja lüüa, snadil minna lööma, siis ainult üle otsajoone ja siis on see teine häda veel, see kuramuse otsad on sellised palju pehmemad. Et ja kui see snadi on ka seal pehme sees, et lähed seda snadi lööma, no ta ei pruugi üldse õue minna. Ei pruugi, aga ta võib minna. Hästi Harri, väga hästi Harri pani küll ka. Nii. Need barjäärid on piisavalt kõrged, aga isegi selle löögiga oleks juba tükis juba üle ääre minema. See vennike ei saanud pihta praegu küll. Mis ta nüüd teeb? Nüüd on tal mõttekoht. Ega tal too asetus nüüd nii maailma kõige parem ka ei ole. Et äkki tal oleks mõistlik üks asetus veel teha. Või läheb ikka lööma. Ei asetud. Ja täitsa ebaõnnestunud vise. Aga paras jagu, et no, kui Harri nüüd kohe asi jälle lihtne. Kui Harri nüüd esimesega teiseks punktiks ei tule, siis ta läheb seda ilmselt lööma. Ma võin väikest nurki võtta. Okei, see oleks vist võib-olla pikaks teinud ka, aga väga kavalalt pani kohe sinna vastase kuuli pihta, natuke ruumi tuli lisa, 2 punkti peal Harril. Nüüd fookus. Ei tea midagi, kas nüüd tuli? Koht vist jälle. No ei tea, kelle jääb. Ma ei tea, kus see on. Üks lint on terve kuradi halli peal on üks lint. Kui Veronika ei oleks siia tulnud, mis me siis oleks saanud teha? Siis oled nagu Mikki merehädan. Ma tean. No. 12-4. Jah. 4-12. Jällegi see maagiline 4-12. Kes teab, see teab jällegi.
ma ei tea, mis häda sellega on, ma ikkagi mainin ta ära, et see on ühe joogi hind oli vanasti. No jube huvitav. Fun fact. Aga see ei ole, meil on siin spordimehed. Come on, Harri, üks on kohe hea. Kaur juhib 2-7. Romi tuli ka vaatama, et mis siin toimub. Ja Harri pani taktikalise kuuli. No see taktika ei töötanud. No vot see vend pani hoopis taktikalise kuuli. Vaata, mis Harri nüüd teeb, kas läheb lööma või? Pigem läheb. Pigem läheb. Pigem läheb lööma. Ui! Kas nüüd läks hanitama? Nüüd läks hanitama. No sellega on nii, et kui vaid teaks, oleks vaan teadnud, et see kuul nüüd selline ludru tuleb, siis ta oleks läinud ju ometigi ükskord veel lööma, aga jäi jah kuidagi kätte kinni, et talle ja keeras ära suuna pealt, nüüd on vastasel võimalik võtta 3 punkti siit. Ja nii ta ka teeb, ühe pani juurde, üks on veel käes. Vaatame, kas kasutab võimaluse ära. Yeah. Kohe karistati ära. Okei. Nüüd peab olema terane, et ei lase vastast täielikult mängu tagasi. Seis on 12-7 Harrile. Ei ole mõtet teda järgi oodata, las ta jääb sinna 7 peale. Nii. No, vastane sai nüüd indu sellest oma kolmesest 12-7 on. Ja Vuhhi seisus on, Kaur on 2 ja vastane on 8. Seal oli 0-7 oli Kaur taga, aga nüüd on natuke ikka vasakul. Harri enam ei löö. Ja see jäi lühikseks. Ja peab vist... Viiva, pane mingi näo kõrgusega asetus. Viska mingi näo kõrguseni välja. Võid kükis ka panna, aga viska umbes enda kõrgusega. Tead ka, kui kõrgelt on nägu on? Sa ei küünigi sinna. Ma jätkan rühkama, panen kõrgelt. Ma panen näo kõrgusega. Esimeseks ei tund, aga... No hea kuul ju. Panegi see umbes näo kõrguselt. Vasakult ühe mööda. See on hea märk. See tähendab hea vormi märk. Tõsi, jah? Aga kui meeter ette ja vasakult mööda, too on ka okei või? Nii. Nüüd peab Harri teranema, et vastast tagasi, päris tagasi mängu ei lase. Oi, see küll on täitsa. Ossa raisk.
ma vaatasin küll lendab üle, aga kukkus ikka alla. Lööb sinna põske ja Harri kummul liigub Ei, see. kinni ja Ära, mäng läbi. ei, ära sa seda nii küll ei juhtu. Väga naljakas, et läheb aset. Sest tal on 7 punkti, ta saab 9 peale. No ja, kuule, aga Võimalus 10 ega ajamängu ei ole, kuhu ta kiire on? Taktikaliselt saaks, ei, 10 peale, sul on kogu aeg lõpuvõimalus peale seda. Igal juhul. Sest sul ei ole vahet, kas sul on 8 või 9. Nojah, ja vastasel on 12, viimane kuul praegu on Harril, et selles mõttes. Et igal juhul sa pead 10 peale, et viimane kuul, nii kui Harri teeb lipsata, on sul lõpuvõimalus. Nüüd sul ei ole lõpuvõimalus. Seda küll, jah. Taktikaline prohmakas ja see maksab kätte. Loodame. Siin seletati lahti praegu, mis vastane nagu võib-olla valesti tegi. Et jah, loodame, et Harri nüüd kasutab selle ikkagi ära, selle olukorra, et võtame siis nüüd ikkagi nagu kokku ennast. Kuradi hea asutuse pani. See vend on nüüd soojaks saanud. Alguses tal pigem ei tulnud. Harri kaugus parasjagu. Pane pointi nüüd. Äkki saad saadisse kinni ja temal on juba pinge peal. Ta peab ühe saama, või sa pead ühe saama. Näha kõrgusega maha. Äkki peab sööma? Ja ka maha ei tee, jah. Ei pähe. Aga punktiks pigem ei lükka. Tugevus oli nagu okei. Kui läheb riivekaga, siis läheb. Kui keerab rohkem, siis keerab sinna peale. No jah, me ei saagi teada, kas see löök oleks. Praegu oleks see sinna lukku saada. No jah. Löögiga ei võiks ikka läbi saada, aga lukkuga läbi ka saada. Teeb löögi, kulika asemele. Aga paned karu. Või ta seal vastu vaatab, paneb seda. Mis praegu oli see? Paneb. Okei, ikka on Harri viimase kuuli võimalus veel. Ikka veel on. Üks võimalus veel. Come on. Rahu. Ei ole ikka nii. Kahju, et see teine ise nii hea. Muidu oleks praegu... Jah, ei võrja küll, et on see keskmine vise nii hea tuli. Noh, siuke vise viimane, siuke on Harriga ellukas. Sinna tolle peale ja kui läheb pilt, siis läheb ette looma. Calm down. Nii, ja ütleme siis kõrvalväljakul on seis on 2-11 Kauri poolt vaadatuna. Endiselt seis on 10-12 või 12-10 on Harril on ikkagi võimalik jällegi lõpetada. Viimane kuuli õigus on ikkagi Harril veel kord.
ennest tal vastane tegi oma töö ilusti ära. Noh, võib-olla oleks. Aga praegu ka. Noh, päris kavala viski pani. Päris kavala viski pani. Tööta umbes enne kõrgusele. Ei ta kükitas ju näo kõrgusel. Okei. Tarku on palju, sõpru vähe. Või tähendab, sõpru on vähe, tarku on palju. Et Kevin siin andis õpetussõnu. Ja vastastel on, kaurimängus on seis nüüd selline, et vastasel on midagi teda on. Aga vaatame seda mängu. Täitsa mööda. No, te võite nimetada mind optimistiks, aga ma võiks lüüa praegu väiksemat sorti vedu. Hästi puh. Et see mäng lõpeb siia nüüd ära. Ma mõtlen seda Harri mängu. Mis teie kodus arvate? Et Austria vend tegi küll väga jõulise tulemise. Oli ju seis 4-12 oli seis ju, tuletame meelde. 4-12 oli seis ju. Ja ta tuli ja õnneks ei lastud Harri ennast välja viia. See mäng sai läbi siia. Ma ütlesin teile, 13-10 Harri võitis. Come on, vuh! Vaatame, millega see mäng siin. Isa eest. Selle turniiris sa hästi voo. Vuhhil on ka mingi plaan hakata ronima siit, ega siin midagi oodata ei ole ta. Keegi pane ta. Mati arvas, et Vuhhil, miks Vuhhil nii pähe punkte on? Tundub, et punkti panija on väga hooletu seal. 3-11 on Kaur taga praegu. 3-11 on Kaur taga siin praegu. Aga noh, ajamängu ei ole. Kuhu kiiret ei ole. Et step by step. Kas või punkti haaval. No raamus küll. Ei on nüüd Austria mehel õnne. Oleks väikse kõksu andnud Kauri kuulil, oleks täpselt esimene olnud. Aga läks. See, et kes tuplis praktiliselt võidab peal on kuhki oma. Siis on üldse.
Oota ladna näis. Veiko ütles, et tee üks vise ära, pane ligidale, siis viimane vise jätta tegemata. Aga nüüd minnakse ikkagi. Ei no okei. Talupoja mõistus tuli nüüd ikka koju, et okei. 2 punkti paneme juurde ja juba ongi 5-11. Nii. Kaur hakkab vaikselt tulema. Üks on juba hea, et kohe paika ära panda. Noh. Tervitan kõik naisi. Hästi. Jäi vist lühikeseks või? Jah, pigem jäi lühikeseks. Kaur ei tee mõttessegi, et siia ringi poole sammud seada. No, nii. Nüüd ta läheb lööma vist, või läheb peale mängima. Ma arvan, ta läheb lööma. Ja ta läks mööda lööma. Ma näitan vahepeal seda melu, mis siin toimub. Päris suur hall on see küll, vaadake. Et siin me kõik siis mängime siin. Seal kaugemal taamal on suured tribüünid, seal ees mängivad. Muidugi ma olen täitsa kindel. Prantsusmaa teeb oma toimetus koos kellegagi. Aga nüüd ta lükkas nüüd oma kuuli eest ära, aga kas lükkas ka peale? Kui siis on ainult üks. Lükkas peale või? Jah, Veiko ütles, et Kauril 2 kuuli, et kas lähed 2 kuuliga, 2 löögikuuliga saad 1 ära või 2 asestusega 1 saad juurde, et noh, vaatame. Ja! Toon Stadi on see kinni, kui natuke kõksab oma kuuli on juba hea, Stadi läheb kohe. $7.80. Siin on. Ja sul saab minut täis muidu. Võtad taktikalise kollase kaardi.
Lükka! Vähe liikus vist. 3. Väga ideaalselt mängitud, see on nagu aabitsast väga hästi. Lasi veel vastasel veel chillida natukene, grillida. Ja paneb kohe snatti ligidal ära ja seis on 8-11. Hästi konn. Läks mingi, võib-olla 20 senti läks üle, aga iseenesest väga hea kuul. Vastane läheb seda lööma, ma pakun. Ei, ta läheb vastama. Ta viskab pikaks, ma räägin. See jääb kuradi üllataval kombel, kui sa viskad seda kuuli. Mõtled, suund on hea, ei põrkanud ära. Ja siis ühtäkki märkad, et see kuul ei jäägi seisnud. Ta lihtsalt läheb pikaks. Siin ei ole seda seal, kus need snadi on, seal veel ei ole seda pehmet killustikku nii palju, mis seda hoogu kinni võtaks. Aga see tuli. Aga see nüüd tuli. See on suht suuna peal, et Pupp arvas, et Kaur arvas, et ta nagu lööma teda ei lähe. Läheb pointima. Noh, seal võiks liikuda kas vastase kuul või snadi. Oleks väga okei. Muidugi seis on 8-11, nii peab juba hakkama väga priisata nende kuulidega ei ole. Võida see ära, ei võitnud seda ka ära. Vajalik oleks nüüd vähemalt kolmandaks saada. Vähemalt kolmandaks või vähemalt teiseks oleks vaja saada. Ma arvan, et see vastane läheb seda kuuli muidu lööma ja tal on 2 punkti vaja. Ai, nüüd on pahandus. Nüüd ta läheb küll lööma seda. See voor läks nüüd küll Kauri poolt. Okei, esimene vise oli tõesti väga hea, aga see olid valed otsused või lihtsalt ei tulnud välja, et nüüd on vastasel võimalik lõpetada ja ta läheb seda Kauri kuuli lööma, seda heledat läikivat. Ta peab küll ühe enda kuuli tõstma, aga kas jäi üks või? Ai. Bad luck. Sai ilusti pihta, aga parajalt riivaka, et Kauri oma minema ikkagi ei läinud. Et sai 1 punkti juurde, et nüüd on muidugi nüüd on keeruline, aga mitte ka võimatu. Nüüd on viimane kuul muidugi Kauril, aga ta peab vähemalt 2 korda saama punkte. No ta peab ka punkte saama, muidu on mäng läbi. Aga küll see voor on nagu okei, tal on viimane kuul. Aga kui siit Kaur punkti saab, siis on jälle vastasel viimane kuul ja siis peab ise olema tubli. No vaatame, ärme rutta nüüd sündmustest ette. Vaatame. No päris hea.
päris hea tegi. Ta tegi päris. Ta tegi. Vastane tegi kohe väga hea asja. Mingi 10 senti snadist edasi. Aga snadist edasi, märksõna, et kui nüüd saaks selle luku sinna, aga see lihtne pole. Ei rapp! No, tuli punktiks. Okei, kinni lukku ei jäänud, aga ruumi ka palju juurde ei tulnud, et kui vastane selle siit ära saab löödud, siis muidugi vaatame. No seal kõnnivad, häirivad löömist. Ütleme nii, et nüüd oleks, ütleme, kuul võib-olla paar sentimeetriks edasi kauguselt snadi mõttes, aga ta on täpselt nüüd otse snadi taga see kuul. Et vaatame, kas nüüd see vastane saab selle kuuli ära löödud siit või mitte. Sai. Midagi teha ei ole. Ei no seal ei olnud, tal ei olnud vaja üldse asetada seal oli küll seal. Ohutu oli täitsa lüüa. No väga keeruline on küll kahjuks Kauri seis, aga vaatame. Äkki on tal veel midagi varuks, millega üllatada. Come on, Vuh! Ära keerab. Hakkas juba minema ja siis kurat, ma mõtlesin, et ta keerabki sinna lukku, aga siis ikkagi ei keeranud. Viimane kuul Kauril. Okei. Kaur ei saanud siit võitu kätte. Ehk siis, kui mul nüüd Kaur kaotas 8-13, tublisti hakkas ronima. Aga 4-2, jah? 4-2. Minuga 8-4. Härra abitreener otsustab. Jah. Meil on abitreenerid ka siin, kes otsustab, et kes lähevad hästi, Vuh. Hästi võitlesid, aga muidu oleks see tubli. Tõeline sõber. Okei. Ma teen korra